No nii, hei, kullakallis vaatajad, tere tulemast vaatama mänguarvutid.ee videot ja tänane video on tehtud selleks, et rääkida natukene ühest arvutist, mille ma siin testida sain ja teeme teile täna väikesed FPS testid, et te näeksite, kui palju selline arvuti siis funki välja annab ja oleme siin hetkel mänguarvutid.ee lehel ja arvuti, millest täna räägime, siis on siin samas all Gaming PC Comet 7.2 on selle asja nimi. Sellised on selle arvuti sätted, seaded siin, hardware, asjad, värgid, särgid. Panen ka alla infosse selle ilusasti kirja, kes siit tekstist videost välja ei loe seda. Pole hullu, mõnel ikka tead on väikseid probleeme silmadega. Aga põhimõtteliselt siis räägin ka, on siis Intel Core i7 10700, mis on siis, eks ole, üsnagi võimas, välja arvatud K on puudu, eks. Graafikakaardiks on siin arvutis siis RTX 2070 8 GB super, siis jällegi väga võimas kaart, eks ole. Mälu on sellel 32 GB, nüüd mul jäid kahjuks või õnneks jäid vaatamata, kui kiire see mälu on. Nii et minupoolne viga, aga ma päris kindel ei ole, aga ma arvan, et seal on miski pärast 3200. Ma julgen arvata. Ja kõvakettaks on siis 1 terabaidine SSD, mis kindlasti nüüd ei oma väga suurt tähtsust, eks ole, aga põhimõtteliselt selline arvuti ta on. Ja mis sellega on siis see, et proovime täna erinevaid mänge siin. Katsetame natukene ühte, katsetame natukene teist, vaatame, mis ta siin välja annab, mis ta siin teeb, eks ole. Ja siis vaatame, kas jääte rahule, kas mitte. Nüüd rääkides siis mänguarvutide eest üldse, siis ma olen juba nendega väga pikka aega koostööd teinud, inimesed saavad arvutid kätte, kõik on sujunud viimastel aegadel väga hästi, siin pole probleeme olnud. Ja kes ei tea, siis siiamaani töötab boonuskood Kodir5, millega saab siis 25 eurot alla. Nüüd siin vahepeal oli probleeme, et kuidas seda tuleb kasutada, seda boonuskoodi, et see ei rakendu. No tegelikult rakendub, ma isiklikult siis proovisin nüüd järgi ka. Põhimõtteliselt, kui te tahate arvutit näiteks osta, eks ole, siis te vajutate osta. Ja need on siis valmis komplektid, ma kohe räägin nendest ka, mis ei ole siis nagu valmis komplektid ja kuidas nende pealt siis nagu enda komplekte ja asju siis nagu presenteerida või kuidas see asi käib, eks ole. Nüüd siin on siis sooduskood, siia kirjutate Kodir5 ja nüüd kui te vajutate kasuta boonuskoodi, siis see tegelikult rakendub juba. See rakendub automaatselt ja kuna mina olen juba koodi rakendanud, siis obviously see on juba sees. Nüüd järgmine käik ongi see, et kuna te siin ei näe, et hind läks alla, siis te lihtsalt vajutate maksma. Ja põhimõtteliselt seal te näete ilusasti ära, et kupong Kodir5 on aktiveerunud ja kõik on nagu timm, et ei ole mingit probleemi, ei ole mingit muresid. Täpselt nii lihtne ongi, et siin nagu inimesed, ma ei tea, kas nad siis vajuta maksma või mis mure on, aga põhimõtteliselt nad hakkavad muretsema ja panitsema. Ühesõnaga see töötab. Alati on töötanud ja loodetavasti jääb ka töötama, eks ole. Ja teine võimalus nüüd siis, nüüd, mida siis saate rakendada, kui teil on näiteks oma komplekt ja te tahate nende juppide pealt, siis iga jupi pealt eraldi hinda alla saada ja tahate nagu natuke rohkem sahkerdada, mehkerdada, viitsite rääkida, suhelda, siis hetkel ma loodan, et tuleb siis minu mänguarvuti.ee kood, kus mina saan siis, tähendab e-mail, kus mina saan siis ka teile vastata ja saata teile pakkumisi ja võib-olla midagi seal muuta. Aga põhimõtteliselt hetkel on siis selline e-mail. Ma kirjutan selle siia, te näete selle ekraanilt ära, ma panen selle alla descriptionisse ka, eks ole. Ja by the way, kui keegi ei ole YouTube'i kontot like'inud, armastanud, südameid pannud, jaganud videosid sõpradega, siis kindlasti võite seda teha. Ma proovin see YouTube'i hakata rohkem asju panema, nii enda highlight'e streamist kui mänguvideosid, arvutivideosid, tehnikavideosid, vaikselt üritan midagi toota teha, et oleks ka YouTube'is inimestel, kes alati streami ei jõua veidi huvitavam ja põhimõtteliselt kõik lingid ja asjad leiate alt descriptionist. Aga jah, pange videole like või dislike, kui teile video meeldis või meeldinud, jagage sõpradega ja tehke kõike seda ja muidugi ärge unustage seda kuradi kellukest vajutada, see kelluk on kõige tähtsam asi teie elus. Eks ole? Ma arvan, et me oleme mänguarvutid.ee nagu teksti nii-öelda ära rääkinud. E-mail on siis ekraanil, mille saate siis oma enda pakkumine või nagu selles mõttes, et saatke oma enda komplekt, mis teil on. Kui teil on näiteks tehtud pakkumine kuskil konkurentfirmast, näiteks ma ei tea mingi 1200 eurot, siis kindlasti nagu saatke sinna e-mailile, ma olen täiesti kindel, et te saate mingi 1100, ma ei tea, 60 1170 eurot, kõik need samad jupid. Küsige, uurige, nähke vaeva. Et see on kõige tähtsam. Aga see on ka ainult nendele, kes viitsivad mehkerdada. Ütleme niimoodi, et ma arvan, enamus inimesi viitsi mehkerdada, võtavad tavalise komplekti boonuskood sisse ja lähme. Eks ole?
et ma arvan, et nüüd oleme selle jutuga saanud ühele poole ja lähme teeme väiksed FPS testid. Ma valisin välja mängud, mis kuidas öelda, mis on nagu mitte nagu metagaming ei ole õige öelda, aga ma valisin välja mõned mängud, mis on nagu jätkuvalt võib-olla populaarsed on õige öelda. Ja lisaks ma valisin välja ühe enda lemmiku DayZ, mis kindlasti annab väga head aimu, kuna DayZ on väga palju uuenenud, arenenud. FPS on läinud paremaks, saate näha, mis selline peaaegu nii-öelda väga-väga hea arvuti välja annab. Ja ühtlasi ei tasu unustada, et meil tulevad ka Nvidia 3000 seeria kaardid, kunagi võib-olla ma saan ka seda proovida. Ja ühtlasi ka uued AMD CPU-d ja GPU-d. Eks ole, sealt hakkab alles kaadrid tulema ja isiklikult ise väga ootan seda AMD tulekut. Ja ega muud ei olegi. Ainukene asi, mis jäi mainimata, mille oleks nüüd pidanud panema video algusesse, ma ei oska monteerida neid. Aga kui teid huvitab, siis kõik inimesed, kes novembrikuus ostavad endale minu boonuskoodiga arvuti, kas siis läbi emaili mehkerdades või kasutades kodulehel seda, siis osalete sellise keyboardi nagu Logitech G213 Prodigy oli vist loosis. Nii et üks inimene siis, kes ostab endale arvuti, saab kaasa ka siis novembrikuu lõpus loositakse siis välja nende ostjate seast üks inimene, kes saab endale selle klaviatuuri. Aga, et siin keel sõlme ei läheks ja huvitavamaks läheks natukene see asi, siis kindlasti kasutage seda emaili, suhelge, kasutage kodulehel boonuskoodi Koder5, sellega saate siis 25 € hinnast alla. Ja aitab mulast, ma tean, et teid huvitab FPS täpselt nagu mind, nii et lähme vaatame mõned mängud, kuidas kaadrid käituvad. No nii, siin on siis kõik settingud põhjas, kuti mängime hetkel Fortnite'i. Oleme siin 150, 160, 170 FPS-i juures rahulikult aega veetmas. Ja ütleme niimoodi, et mäng jookseb ülimalt normaalselt, kõik graafika on siis Epic täiesti põhjas. Aga vahelduseks, nagu ikka Fortnite'i puhul, on siis väikesed stutterid sees ja jääme siia 150, 160, 170 kaadri sageduse juurde. Nii et võtme ausalt, kõik settingud põhjas mängida 144 Hz monitoriga peaks olema ülimalt meeldiv. Ja nüüd saame siit siis võrdluseks mõnusasti ka kõik settingud siis ütleme nii, et madala peal välja arvatud siis rendering resolution'i jätame samaks, koht on siis nagu näete, kaadri sagedus põhimõtteliselt kasvab 2-kordseks põhimõtteliselt. Nii et see on ikka väga haige muutus ja ütleme niimoodi, et low ja sellised settingud on nii enamus competitive mängude, kuidas ma ütlen, nagu nii-öelda õige tee, kuidas mängida, nii et tehke omad järeldused. No nii, sõbrakesed, welcome back, oleme siis testimas kood Modern Warfare Warzone'i game mode'i ja kõik graafika on just hetkel põhjas, nagu näete. Valisin sellise natuke rahulikuma koha, et saaksin siin veiditki tegeleda. Kindlasti see FPS võib langeda, aga mäng on super butter smooth, mitte midagi pole halba öelda. Täiesti põhjas graafika, 130, 140, 150 FPS-i, mis on Warzone'i kohta täiesti normaalne. Tavalises multiplayeris oli vist FPS kuskil 200 juures. Et 130, 120, 140 FPS-i, kui teil on 144 Hz monitor, jällegi suurepärane kogemus. ADS-imine, mitte mingid lääge pole, väga hea mäng. Nii, ja kõik settingud siis kõige madalama peal, kindlasti on ka võib-olla videost natukene näha, et tekib siuke sibru-säbru sisse, aga mis koodi puhul nagu ongi see, mida ka mina ise nagu mängides nagu nii-öelda teen, on see, et mina ei pane endale isiklikult graafikat nagu väga madalaks, kuna nagu te näete, siis kaadrisageduse tõus on põhimõtteliselt minimaalne, aga mängupilt, vähemalt minu silmadel hetkel, näeb kohutavalt halvem välja ja üks kõige tähtsamaid settinguid siin mängus on anti-aliasing, mis annab lihtsalt buttery smooth sellise looki kõikidele asjadele ja sul kaob see imelik tunne ära, nagu kus sa näed nii palju sibru-säbru, et tundub nagu keegi jookses kogu aeg. Nii et nagu te näete, siis vahe võib olla siuke keskeltläbi 40-50 FPS-i, mitte rohkem. Kindlasti oleneb see ka kohtadest, eks ole, aga mis nagu mängib siin rolli ongi see, et kas see on seda väärt, ma arvan, et pigem mitte. No nii, kutid-mutid ja viimaseks selliseks proovikiviks oleme valinud minu isikliku hetkel lemmiku DayZ ja nagu te näete, siis DayZ-ga nüüd tekib siis probleeme, eks ole. See on siis DayZ, millel on siis kõik graafikud täiesti põhjas, me oleme hetkel siin linna lähedal, millel tekibki natukene siis lisa kaadrisageduse kadu.
aga jätkuvalt ikkagi, nagu ma rääkisin, DayZ on metsikult arenenud, FPS on 100+, mitte mingisugust tõksumist stuttereid siin ei ole. Mäng on battery smooth, aga jah, FPS on natukene madalam, küll aga eks me näe, mis ta siin lowi peal teeb, aga selline see kaadrisagedus siin on. Võite siin arvestada siis kerge 90, 100, 110, 120, võib-olla siis maksimaalselt, kindlasti olenevalt see kohast. DayZ oleneb väga palju FPS just sellest, kas sa oled linnade lähedal või mitte. Hetkel me oleme linna lähedal, nii et ütlen ausalt, kaadrisagedus pole mitte midagi üllatavat, vaid pigem siuke täiesti normaalne. No nii, kutid! Oleme siis sarnases samas kohas, aga uskuge või mitte, kaadrisagedus on põhimõtteliselt 3-kordistunud. Võib-olla 2,5-kordistunud on õige öelda. Võib-olla 3-kordistunud on õige öelda. Eks te ise otsustage, aga selline on uus DayZ ja selline on siis kõige madalamad settingud. Nii et võt just siin mängus tulevad nii ilusasti välja kõik need mahlad, mida teie Brose ja videokaart suudavad teha. Ja DayZ on tehtud väga-väga mõnusaks. Kes mäletavad neid ilusaid aegu, kunagi DayZ jooksis siis mõnusate 10-20 FPS peal. Võib-olla mäletate ka DayZ, ma ei tea, 0.60, kus oli siis 50, 40, 60 FPS. DayZ on metsikult muutunud ja kindlasti props nendele tegijatele, et nad selle lõpuks normaalsemaks said. Nii et jah, selline on lugu ja nii ongi. Nii, kutid, nägite siis ära, mis siin arvuti suudab, nägite ära kaadrid, nägite ära Fortnite'i vana aja lemmiku, eks ole, supermäng ja nägite ära siis DayZ vana aja supermäng ja nägite ära siis võib-olla minu ühe isikliku ka lemmiku praegu hetkel koodi FPS-i. Nagu nägite, siis just peamiselt suured vahed olid siis Fortnite'is ja DayZ. Kindlasti on väga-väga suur vahe, kas mängida madala või põhjasgraafikaga. Koodil mitte nii väga, millest see sõltub. Vaat ei tea, võib-olla seal on Brose on niivõrd, mäng ei oska nagu kasutada seda või ei oska videokaarti kasutada piisavalt hästi ära. Eks see jääb mängu enda tegijate peale. Üldiselt tegelikult low ja very high settingute vahel peaks olema nagu ikka märgatav FPS-i vahe, kuigi koodis seda nagu vapsi ei ole. Nii et see on igaühe enda otsustada. Igatahes, nagu ma video alguses ütlesin, unustasin veidi ära, siis ärge unustage see kuu. Siis kõik inimesed, kes on ostnud minu boonuskoodiga Koder 5, läheb siis loosi G213 Prodigy klaviatuur. Kindlasti ärge unustage videole like'i panna või dislike'i. Kui teile video üldse ei meeldi, andke teada, eks ole. Mina ei ole mingisugune videotegija, aga ma üritan. Ja kui teile või nagu kui te tahate mingisuguse arvutikomplekti kohta, mis on näiteks mänguarvuti.ee lehel olemas, tahate näiteks, et ma teeksin ülevaate või midagi, siis jätke kommentaaridesse alla, eks ole. Me vaatame neid kommentaare ja siis võib-olla kõige populaarsem näiteks, kui mingi komplekt nagu on siuke väga populaarne, näeme, et on mõtet, siis kindlasti tõmbame endale ka siia ligi ja teeme väikse video selle kohta, eks ole. Võib-olla tahate just mingid budget arvuteid uuemaid näha või midagi. Et siin minu YouTube'i lehel, kes ei ole vaadanud, on siis ka vanemaid videosid odavama otsa arvutite nagu kohta. Aga olgu, oli meeldiv, oli tore. Kõik selle info ja sotsiaalmeedia ja kõik jupid ja kõik asjad leiate ka descriptionist alt, nii et vaadake sealt ka. Aga minu poolt on täna siis kõik ja näeme järgmises videos.